Juhuu, tervist, mina Illar Kohviinaolt. Täna on pühapäev 12. juuni aastal 2022 ning suur Zodiaagi lõpupidu on tänaseks ühel pool ehk läbi saanud ja arvata on, et Zodiaak jätkub edasi Tartu baaris Salong. Ja samas, kuigi Zodiaagile paneb Zodiaak uksed kinni, ütleme kas 21-22 juunis, 21. juunil pidi siis baaridaam Lea siis koristama veel Zodiaaki ära, aga siis renditakse see uuele omanikule välja, et Zodiaagi staaride eestvedamisel, DJ-ki eestvedamisel enam sinna baari nagu esinema ei kuulu, aga baar jäävad vist mingiks muuks otstarbeks jälle toimima, aga eks seda hiljem näeb. Aga mis ma tahan öelda? On öelda seda, et väga meeldiv oli see lõpupidu ja sõnaga. Kuigi oli ka niisugune probleem seal sees ja mitu tundi oli niisugust muusikalist vaikust peaaegu, sellepärast et mingi tehnika seal ei toiminud. Ja huvitav oli see, et minu esinemise ajal see tehnika nagu ütles üles, et ma hakkasin nagu laulma, muusika läks käima, eks ole, muusika läks nii aeglaselt venivalt käima, et ma ei suutnud nagu laulda. Ja siis enne tükk aega siis nagu mässati, enne kui saadi asi joont ühesõnaga. Eelnevalt said seal siis esineda Kristiina näiteks ja siis see popstar Raits ja siis näiteks Jaanika Piiroja esinemine jäi üldse tänu sellele ära, et asi ei toiminud. Aga eks otse laivis juhtub ju kõiksugu asju ja seekord ma tahan öelda ka suured tänusõnad Õhtulehele, kes oli kohal, tegi väga vinged sellised fotogaleriid, juba on üleval, tähendab netis üleval, veebis. Ja kohal oli siis ka Katrin Lust Elu24-st, kes siis tegi, Elu24 tegi laivi. Ja nii, et seda kajastati päris kenasti ühesõnaga. Ja kes nagu siis rahva päris pöötasse pani, oli siiski Arnold Toksmaa, kes tuli ja laulis ja tantsis nii võimsalt, et tantsis ühe Zodiaagi laua katki, nii et pulli kui palju. Aga siis oli kohal ka Maie Parrik, mina ja tema turritab, ma ei tea, mis ta minu vastu on, ühesõnaga kunagi tegi mulle ettepaneku, et hakata kirjavahetus minuga pidama, saats mulle esimese kirja ja siis pidasimegi mitu aastat kirjavahetust, aga siis kuskilt maalt ütles, et nüüd on emamaja müüdud ja tema rohkem minuga suhelda ei soovi, ja siis lõpetas selle ära. Aga nüüd on nii, et nii kui mind näeb, siis tahab kohe ruumist minema joosta ühesõnaga, siis on või närvis vaatab üle ja põrritseb ja vahib ja sõnaga, ma ei tea, mis ta sisse läinud on, et mina talle nagu midagi teinud ei ole. Aga siis oligi nii, et tema esinemine oli kuskil mõni minut peale 9 ja siis tal lõpetas kuskil 9:30 või mõni minut läbi, lõpetas oma esinemise, ta ei esinenud mitte muusikalise taustaga, vaid a capellas sõnaga, nii et tema soov oligi see, et tema laulab lihtsalt, temal muusikat ei ole vaja, suupilli oli kaasas, siis mängis suupillil siis, ma ei tea, lugu või kaks, mis ta seal oli. Ja siis eelmalt ostis DJ Ainsalu talle siis Tartu bussijaamas pileti ära 10 bussile, nii et kell 7 eurot oli see pilet, nii et siis DJ-ki sõber sõidutas Maie Parriku peale esinemist kohe Zodiaagist Tartu bussijaama, et jumala eest mind enam ei peaks Zodiaagis nägema, nii et jah, et niisugune väga kummaline, et aastad on tal 83 küll, aga ma ei tea, kas aastad teevad siis nagu mingisuguse töö või ma ei oska siin seda asja seletada rohkem. Et Taavi Libe oli ka kohal TV3 saates Suve läbi Taaviga ja siis tema siis, Maie Parrik läks temaga rääkima, mina rääkisin ka oma juttu siis tähendab selle Taavi Libele seal kaamera ees, et mis suhted mul Maie Parrikuga on olnud ja Maie Parrik ütleb, minul ei ole selle kohviga midagi rääkida, minul ei ole temaga mitte midagi rääkida, no kui ei ole, siis ei ole. Toks väikse intervjuu võin ikka teha, aga kui ta niimoodi suhtub, siis las ta siis suhtub. Aga muidugi kõik oli super, sõnaga nii, et rahvast oli, ütleme praktiliselt täis maja või niimoodi, ja rahvas möllas ja kell 2 oli siis nagu peo lõpp ja ma kohtasin seal ka Selgeltnägija ja siis filmid Õiglus 2 tegija ning erinevatest seriaalides episoodilisi osi teinud Toomas Ariaga, kes kinkis minule
sellise asja nagu Õiglus 2 DVD on siin, eks ole. Nii, selle. Ja teise asjana oli siis selline Õiglus 2 Kruus Hillar Kohv, ühesõnaga minu nimeline Kruus. Ja kui ma juba siin plaadid ka välja tõin, et siis kellel soovib veel Hillar Kohvi plaate omada ja männida, siis võtku ühendust kas minuga või siis Tiit Seikiga, nii et Tiit Seiki käes on üks osa plaate ja minu käes on veel teine osa plaate, nii et kel on tantsumuusika vastu huvi, see võtku ka ühendust. Nii et ja soovitan ka siis Õiglus 2 filmi DVD-d nagu siis endale soetada kõigile, kes sellise märulifilmide huviline. Et DVD on täitsa saadaval, nii et vaadake siis see aadress ka, kus seda osta saab. Nii et ütlen siis suured tänud siis Toomas Harjele, kes on alati sükene sikk ja tore meesterahvas olnud. Ja siis on kuulda, et ta soovib ka siis Õiglus 3 teha juba, eks ta see stsenaariumiga siis tegeleb. Nii et õnne ja edu talle ka selles sõnaga. Nii et selline lugu siis kokkuvõtvalt. Ahsoo, ja siis noh, see juba meedias on juba üleval, et Arno Toksmaa oma suure esinemistuhinas hüppas laua peale, lõi sealt tantsu, ühesõnaga vihmapiisad ja mis tal laulud kõik oli ja siis läks katki üks Zodiaagi laud pooleks suisa ja selle laua taga istus ka Maie Parrik eelnevalt ja oli kuulda, et Maie Parrik ei pidanud sallima ei Hillar Kohv ega Arno Toksmaad, nii et see oli siis midagi müstilist, ühesõnaga, et see laud läks katki ja et minu esinemine ei tulnud suuresti välja, sõnaga, et see heli vedas alt, et ei tea, mis nõidusega see Maie Parrik tegeleb, et see asi niimoodi juhtus. Noh, see hea küll nali naljaks, eks ole. Aga ütles ka seda, et mina enam siis ütleme nendel üritusel, kus Maie Parrik osaleb, enam kaasa ei löö, sest et mul ei ole sellist vingatsi olemisega inimest nagu sellega näha ega kohtuda vaja, et kui inimene on tõesti selline nagu ta on, et siis esinegu mujal või tehku mis tahab, ühesõnaga, et mulle meeldivad siiski sellised lõbusad, lahked ja toredad inimesed, kellega saab suhelda ja rääkida, aga mitte nii, et kes sind põrnitseb ja üle õla vaatab ja see kohv on ka siin, eks ole, noh, hea küll, siis mingu kuskile mujale. Et siis sellised lood, et mina olen Hillar Kohv Inevalt ja tšau, kõike head teile!